Tere ilusat hommikut, käes on jälle järjekordne pühapäevase mõtiskluse aeg. Ja kuna me eelmisel pühapäeval rääkisime armastuse keeltest, siis sellest inspireerituna ma mõtlesin, et tänasel pühapäevasel mõtisklusel räägiks mõne sõna seksuaalsuse keeltest. Et neid on samuti 5 nagu armastuse keeligi. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et mis see seksuaalsus üldiselt siis on, siis seksuaalsus ju tegelikult hakkab inimesel kujunema sünnihetkest alates ja muutub kogu elu vältel. Ja kui tuua siinkohal nagu näide sellest, et mille mõjutused meil on, siis tegelikult igasugused seksuaalse alatooniga sündmused, mis meie minevikus on aset leidnud, võivad meid mõjutama jääda. Nad ei pea, aga võivad meid mõjutama jääda. Ja siin ongi nagu hästi tähtis koht siis sellel näiteks lapsepõlvel. Samamoodi esimestel seksuaalsetel kogemustel. Ja kui palju seal oli seda süütunnet või pingetunnet või muretsemist või midagi sellist, et see on siis kõik see, mis negatiivse varju võib jätta või teistpidi, et kui turvaliselt sa ennast tundsid, kui usalduslik õhkkond oli ja nii edasi, eks ole. Samamoodi sellised, kuidas ma siis ütlen, natukene, mitte halvas mõttes, aga mingisugused seksuaalsed kõrvalekalded, et tavaliselt me ütleme siis sellistes teadusvaldkondades ju räägitakse keskmisest, eks ole, et keskmine on normaalsus ja kõik, mis jääb siiapoole või sinnapoole, justkui on kõrvalekalle, eks ole. Et näiteks, miks mõne inimese jaoks on näiteks erutavad lapsed, et kuigi see on nagu teema, millega ei peaks nagu tegelema, aga miks need lapsed siis mõjuvad erutavalt või miks mõnedele inimestele meeldib nagu sükene vanainimeste seks, eks ole. Või näha vanainimeste vahelist lähedust näiteks, eks ole. Et see on nagu see koht, et võib olla sinu, jällegi variante on palju, et see on nagu üks tõlgendus. Et näiteks kui sinu esimesed seksuaalkogemused või esimene, see võib üks ainukene olla, eks ole, seksuaalne kogemus oli seotud sinust tunduvalt noorema inimesega, siis sealt võib tekkida see laste igatsus nii-öelda või see huvi laste vastu, alaealiste vastu. Ja vastupidi, et kui sul on mingisugune seksuaalne kogemus või kas või see, et keegi on sind puudutanud või mingisuguse seksuaalse alatooniga liigutusi teinud, ma ei tea, olles naisterahvas, olles tütarlaps, mõni vanem mees. Ja see võib jätta nagu sellise jälje. Et seetõttu need mõjutused võivad olla nagu hästi erinevad ja siinkohal ma ei laskuks praegu nendesse teemadesse, kui sa tunned, et sul on siin mingisugune teema, mis sinuga nagu kõneleb või heliseb, siis siit alt sa leiad ka lingi, kuidas minu vastuvõtule tulla. Aga praegu ma siis läheksin ikkagi nende 5 seksuaalse keele juurde. Ehk siis need 5 keelt, nii nagu need 5 armastuse keelt, millest me eelmisel nädalal rääkisime, peegeldavad siis justkui inimeste vahelist koostööd, inimeste vahelist suhte rahulolu, siis põhimõtteliselt samamoodi need 5 seksuaalsuse keelt peegeldavad inimeste vahelise seksuaalsuhte rahulolu. Jällegi, järjekord ei ole siin mingisugune tähtsuse järjekord, vaid see on nagu selles mõttes suvaline järjekord. Need on lihtsalt 5 tükki, et ma ütlen siis 1., 2., 3. ja nii edasi on ju. Et 1 ütleme siis 1 seksuaalsuse keel võib olla energeetiline. Et see on siis selline seksuaalne ühendus, kus inimene, kas siis mõlemad seksuaalpartnerid või siis vähemalt üks nendest peab oluliseks seda, et inimeste vahel ehk tema ja tema kaaslase vahel oleks spirituaalne või selline vaimne, energeetiline ühendus. Ja nende inimeste jaoks on tihti siis seks ka selline enesearengu koht, enese avastamise koht, enese kasvatamise koht, selline, kuidas siis selle kohta öelda, selline avardumise koht.
ja kuidas see siis väljendub, et see väljendub võib-olla sellises tihtilugu siis, kuidas aru saada, et sul selline seksuaalne keel on see, et kui sulle meeldib oma kaaslase lähedal lihtsalt olla, temale füüsiliselt lähedal, ilma et seal isegi mingit seksuaalvahekorda tekiks, lihtsalt, et see lähedal olek erutab seksuaalselt. Või siis seal on selline silma vaatamine, koos hingamine, ühes rütmis nagu hingamine, selline, et justkui moodustub siis selline ühine energeetiline väli ja selle välja tekkimine või selline energeetilise seotuse tekkimine oma partneriga mõjub siis erutavalt nendele, kellel on see energeetiline seksuaalne keel domineeriv. Teistele võib see lihtsalt olla või mitte olla, see ei mõjuta neid. Et siis esimene oli siis energeetiline seksuaalne keel. Teine on sensuaalne seksuaalsuse keel. Ja sensuaalsus, kui sinul näiteks on sensuaalsuse seksuaalne keel domineerivam või aktiivne, siis see tähendab seda, et sulle meeldivad puudutused. Aga sulle meeldivad teadlikud ja aeglased puudutused. Et see ei ole selline rabistamine, et maha ja taha ja kiiresti ära, vaid just sellised teadlikud, aeglased puudutused, et just mis on selline sensuaalne. Seal võib olla siis ka meeldiv muusika taustaks, ei pea olema, eks ju, aga see aitab sensuaalsust luua. Aga just tempos on küsimus, et see tempo on aeglane. Kolmandana võiks siis välja tuua mida siis võikski öelda, et on nagu seksuaalne keel. Et see on siis selline, kus on kõik suguelundid olulised, kus on see suguakt ise nagu tähtis. Tihtilugu on seal siis ka see tempo pannakse peale, et ongi võib-olla väga palju sellist mehaanikat, on tulemusele orienteeritud, et siis selline seksuaalne keel. Ja see ei tähenda, et seal ei võiks olla seda sensuaalset või energeetilist komponenti, need võivad olla, aga juhib siis nii-öelda see seksuaalne pool ehk see soorituse pool, ütleme niimoodi. Siis 4. seksuaalne keel, selle kohta, kui niimoodi eesti keeles võiks siis öelda, et see on natukene niisugune sadomaso, aga tegelikult see ei ole nagu päris täpne. Aga ta sisuliselt nagu jaguneb 2, et üks osa siis sellest 4. seksuaalsuse keelest on siis kõiksugused mänguasjad ja vidinad, mida kasutatakse siis kas endal või partneril, et sõltub nende mänguasjade tüübist ja kasutusotstarbest, eks ju. Osasid inimesi väga mänguasjad erutavad ja siis teine osa, kes ka just kui selle seksuaalse keele esindajad on, et nende jaoks ei ole see mänguasi kui vahend võib-olla niivõrd oluline, aga seal on see domineerimise küsimus, et mõned partnerid tunnevad vajadust domineerida teise üle ja mõned tahavad, et nende üle domineeritakse. Ja siin on see, et see domineerida võib siis lihtsalt see, et oled aktiivne pool või passiivne pool, aga siin võib olla siis ka need igasugused sellised haiged tegemised ja sellised teatavad valuvõtted lähevad selle seksuaalse keele alla. Ja miks? Et see on nüüd see, et kes ei ole kunagi sellist seksuaalset keelt praktiseerinud, et neid tihtilugu ei saa ka sellest aru, et miks valu, et miks peab üldse haiget tegema, et tegelikult ju ei peagi. Aga osade inimeste puhul see mingil põhjusel erutab neid. Ja nüüd on küsimus see, et miks see neid erutab, et siin on see koht, et seda on nagu täiesti meditsiiniliselt ja teaduslikult uuritud, et kui inimene haiget saab või inimesel füüsiliselt valus on, siis ta on oma kehas hästi kohal, et ta tunneb seda valu nagu täielikult on ju. Vahet ei ole, kas ta lõikab sõrme või lööb varba ära, ta tunneb seda nagu täielikult. Ja vaata selleks, et seksuaalset naudingut saada, peaks ka nagu inimene täielikult oma kehas kohal olema. Ehk kui sul on valuaisting samal ajal naudingu aistinguga, siis sa nagu tunned seda nagu täiega. Et siin on nagu see koht, et osadel on see, et nad selles seksuaalses plaanis nagu ei julgegi nagu võib-olla nii sügavale minna, aga see valu nagu viib nad sinna sügavale. Ja seal siis tekib see avardumine või siis nauding või kuidas kellelgi siis see asi käib seal, eks ole. Et see on siis selline selgitav põhjus, et miks siis osade jaoks on see valu nagu vajalik. Ja siis need, kes seal domineerivad pooled on, et nende jaoks on siis see, erutab
et ütleme seda alistuvat poolt siis erutab see, et ta tunneb seda valu ja naudingut nagu samal ajal. Ja seda domineerivat poolt siis erutab see, kui ta näeb selle teise inimese valu ja naudingu samaaegsust. Et see on see põhjus, miks ühed tahavad domineerida ja teised tahavad alistuda, eks ole. Ja viimane seksuaalsuse keel on siis selline fluiidne või ambivalentne, mis sisaldab kõiki neid eelnevaid ja see tähendab seda, et inimene tunneb nagu kõigis nendes kirjeldatutes ennast ära ja vastavalt olukorrale, vastavalt sellele partnerile, vastavalt sellele partneri eelistustele, ta suudab siis seda väljendada ja ta suudab seda siis vastu võtta vastavalt sellele, eks ole. Ja ütleme nüüd, kui otsida või tahta ideaalseid suhteid, siis loomulikult ideaalis võiks see kõige aktiivsem või kõige domineerivam armastuse keel, vahet ei ole, kas see on energeetiline, sensuaalne, seksuaalne või siis sadomasohhistlik, mis jagunes 8 on ju. Vahet ei ole, milline nendest, et ideaalis võiks nagu sinul ja sinu partneril sama seksuaalsuse keel olla. Ja kõik ülejäänud lihtsalt siis täiendavad või kaunistavad seda. See oleks nagu ideaalne. Kui nüüd sellist ideaali ei ole, siis on hästi oluline siin aru saada või välja selgitada, milline on sinu seksuaalsuse keel, milline on see vastuvõttev keel, eks ju. Ja teine asi, millise keele abil sinu partner vastu soovib võtta kõige rohkem. See tähendab seda, et siis see on nagu vastastikku üksteisele selle pakkumine, milliste keelte kaudu, milliste seksuaalsete keelte kaudu, siis kõige rohkem nagu suudetakse mõjutada üksteist. Ja see on ka see asi, mis on nagu mingis mõttes on see harjutatav ja õpitav. Ja see ei tähenda, et kõike peab tegema, aga see on see koht, et sa saad aru, et et mul on siin mingisugune pime ala, et see on miski, millega ma saan veel tegeleda muidugi juhul, kui mul jääb midagi seksuaalsuhetest puudu või muidugi juhul, kui see kuidagi moodi meie suhet mõjutab. Et nii lihtsalt need asjad käivad. Et kui see teema sind, et see ei ole minu välja mõeldud jutt, et kui see teema sind rohkem huvitab ja sa tahad nende seksuaalsete keelte kohta rohkem teada saada, siis otsi internetist sellist lehekülge nagu Sexual Blueprint. Ja seal on neid teemasid hästi palju avatud ja just seda valdkonda nagu lahti mõtestatud. Et sealt saad siis lisainfot, kui see sind huvitab. Mina olen Kaidili Välb, psühholoog, psühhoterapeut ja soovin sulle rõõmsat pühapäeva. Kohtume järgmisel nädalal.